Tere tulemast taas kord webinarile õppimine läbi rollimängu. Täna on siis 4. moodul ja 4. moodulis me räägime sellest, kuidas mänguks ette valmistada. Meil on 4 esinejat. Kõigepealt räägib Merilin Kirbits improteatrist Impeerium, kuidas rolli sisse minna ja mis on improvisatsiooni põhitööd. Seejärel Lea Pullerits räägib sellest, kuidas osalejaid endaga kaasa kutsuda mängu ja Marilin Eessalu räägib meile kostüümide valmistamisest. Nii, ja viimasena toob siis Jaagu Pirve näite, kuidas tema on rolliks ette valmistanud ja mida selleks teha. Merilin, tere tulemast webinarile ja sinu kord. Tere siis kõigile, kes siis praegu kuulavad ja vaatavad. See on minu esimene kogemus webinaril, et teeks siis näis, kuidas läheb, aga nagu elus ikka, et tuleb vastu võtta uusi võimalusi ja kogemusi, et ainult läbi selle saabki areneda edasi. Mina isiklikult olen siis Viljandi Kultuuriakadeemias õppinud näitlejaks. Lõpetasin aastal 2009. Ja peale seda tekkis siis võimalus ühineda, teha oma kursusega põhimõtteliselt selline improvisatsioonilise teatri trupp. Ja siis põhimõtteliselt üle 10 aasta oleme tegelikult juba improvisatsioonilise teatriga tegelenud. Et väga äge võimalus oli saada teada, mis on LARP ja võib-olla panna ennast natuke mõtlema, kuidas oleks siis osaleda sellises rollimängus või sellises struktuuris nii-öelda nagu LARP. Kõigepealt siis võib-olla, ma lihtsalt ütlen mõned märksõnad sellest, et miks ma seda üldsegi teen, miks ma võib-olla ka lihtsalt näitlejaks läksin tegelikult eneseväljendust läbi teatri, läbi improvisatsioonilise teatri inimestele annab, mis on nagu mulle andnud. Ma ei unusta iialgi seda esimest trenni, me nimetame improteatris enda proove trennideks, sellepärast, et improteatris me ei lepi midagi kokku. Et me ju ei harjuta midagi, mida me pärast publikule ette kanname. Et meie inspiratsiooniks ongi siis etenduse publik, kes annab meile märksõnu, inspiratsiooni, me teeme lühikesi stseene ja me oleme ka sinnapoole teel ja meil mõned formaadid juba on, kus me tegelikult esitame täispikka lugu siis 2 teatri vaatuses nii-öelda. Ja ma ei unusta iialgi seda esimest kogemust, mis oli improtrennis, seda rõõmu, mida ma sealt trennist sain, sest et teatrikoolis siiski sa saad sellise nagu koolituse, kuidas võiks siis rolli loomine ja rolli esitamine välja näha. Ja seal on ikkagi sellised, võib-olla isegi, aga improteatris on väga palju sinu enda tunnetust ja enda eneseväljendust. Et kui klassikalises teatris sünnib roll siiski materjali järgi, et teatris me võtame ju ette materjali, meil on see klassikalises tükis, sa võtad teksti ja sa saad oma rolli ja sa loed seda ja sa hakkad siis läbi selle teksti enda rolli looma. Et sa püüad leida enda elust samasuguseid vasteid, mis selle rolli loomiseks vaja on. Ja muidugi oli koolis juba väga keeruline, et kui sa pead mängima seal 2 lapse ema, kelle laps mingil hetkel ära sureb, et sul ei ole ju seda kogemust olemas nii-öelda. Aga kõik põhineb ka klassikalises teatris oma kogemuselt ja sa pead leidma nii-öelda selle ligilähedase emotsiooni või selle kogemuse enda elust. Ta ei ole täpselt samaväärne, aga ligilähedase, et aru saada, et mis tunne see sinu sees on. Ja klassikalises teatris ja mida meie improteatris ka kasutame siiski, me nimetame seda ikkagi läbielamiseks. Et kogu info, mida ma saan, ma lasen endast läbi. Et mis klassikalises teatris ja ka improteatris, mida ma näen, mis näitlejatel osadel on see, et kas ma olen see roll või ma näitan seda rolli. Et seal on vahe sees ja kui sa näed seda, siis sa tegelikult näed ja tunned ja tajud selle ära, et kes näitab seda rolli. Et nüüd ma olen kuri
kui sa oled päriselt kuri, siis sa tunned seda enda seest ja see väljendub ka sinus välja. Et just see läbi tunnetamine päriselt enda seest nii sügavalt kui võimalik, või siis näitamine. Muidugi näitamine on selline tervislikum variant, et sa ei ela neid emotsioone kõik läbi, et teatris ja meie oma teatris siis ka Impeerium, mul on pusa ka, aga see ei mahu pilti. Siis kuna ma ikkagi õppinud näitlejad ka, siis me tahame läbi elada, me tahame neid emotsioone enda sees tunda. Ja kui sa tunned seda enda emotsiooni enda sees, siis seda näeb ka publik või mis iganes larbis on see siis partner, eks ole, siis see läheb rohkem lihtsalt korda ja see, kuidas ma ütlen, et sa tahad ju tegelikult ükskõik, kas sa vaatad teatrit või sa näed inimest kõrval, siis sa tahad talle kaasa tunda. Et kui sul ei ole millegi kaasa tunda, siis sa oled selle suhtes ükskõikne. Et just see läbielamine ja see tunnetamine. Ja klassikalises teatris ongi see, et sa hakkad siis, nii ma mõtlesin, et sa võtad selle teksti ja lähed sealt siis nii-öelda läbi selle teksti, mida sul vaja on, lähed enda sisse nii-öelda. Aga improteatri erinevus on siis see, et kõik rollid enda pealt, sest et sul ei ole aega seal ju mingisugust, ma ei tea, luua midagi, mida sul ei ole, et see esimene tunne, mis su sees tuleb, kui sul on vaja luua, siis see ongi tegelikult sinu loodud. Et ühesõnaga, aga et see pakub palju rõõmu, see improvisatsioon ja klassikaline teater ja ma arvan, et ka larp pakub palju rõõmu, kui sa saad ennast välja elada. Just emotsionaalne väljaelamine. Mina arvastan ka füüsilist liikuvust teatri juures. Ma tunnen, et ma olen pärast väsinud, ma olen saanud ennast välja elada. Sellepärast on ka kõik, kui sa teed teatrit ükskõik millist, siis on alati hea, kui sa tegeled ka mingisuguse füüsilise tegevusega muidu, et sa õpid oma keha tundma. Et on tegelikult olemas ju mõistus on ju, see tekstianalüüs, see materjalianalüüs ja siis on see sisetunne ja siis see, kuidas see kehas väljendub. Tegelikult eneseväljenduse juurde kuulub ka väga palju keha. Ja kui rääkida rolli loomisest, siis kindlasti on ka üks rolli loomise nippe, et see, millest võid alustada, on ka füüsiline poos. Et sama klassikalises teatris, et ma saan selle rolli, ma hakkan sealt lahendama, et ma kujutan ette, et tal on mingisugune füüsiline omadus tema kehas, kas on liikumises või on mingis poosis. Et sama on improteatris, et kui mul ei ole aga neid viise on nagu mitu, et millest hakata kohe rolli looma ja üks võib olla füüsiline asend, füüsiline liikumine, füüsiline poos, mis iganes nagu, et läbi selle võid ka selle rolli sisse minna, et mis see füüsiline kuju, mis tunde ta sulle annab, võib-olla ta annab sulle juba mingisuguse hääletooni juurde on ju, ja selle saad ka siis kaasata. Minu arust hääletoon on ka või kõne, kuidas rääkida, et inimesed ju räägivad täiesti erinevad, meil kõigil praegu siin on täiesti erinev hääle kõrgus, võib-olla toon, rütm, mis iganes, et see on selline füüsiline võte, et millega on siis võimalik rolli luua. Nii, ja teater ja improteater, mis ta veel annab, minu jaoks on improvisatsiooni juures just oluline see, et ma ei karda eksida, sest kui me hakkame koos mängima, siis meie üks reegel on see, et me ei eita teineteise tegevust. See tähendab seda, et kui keegi pakub midagi välja, siis kõigil, meil on 10 näiteks laval, toon näite, meil on 10 laval ja kõigil on ju idee peas. Kõigil on ja kõik tahavad oma ideed nagu ellu viia, siis see ei ole reaalselt võimalik, sest see on kaos ja see on pigem nagu seisak. Aga selleks, et lugu saaks edasi liikuda, siis esimene põhimõte on see, et ma jaatan teise mängu vastu. Et ma võin enda peas välja mõelda, et kes ma olen ja kust ma tulen aga kui ma ei ole füüsiliselt seda välja öelnud, siis kui keegi ütleb selle välja ja määratleb millekski muuks, kellekski teiseks, siis ma võtan selle vastu. Muidugi, ka blokeering on tegelikult pakkumine, aga see on kuidagi nagu edasi jõudnutele, et ma ei võta seda kui blokina, et ta ei tahtnud mind mängu võtta, vaid et ma keeran selle enda kasuks, selle blokeeringu, aga see on juba nagu edasi jõudnutele, et just see, et sinu pakkumine on hea ja sinu pakkumine on täiesti õige ja ma võtan selle vastu ja me lähme sellega koos edasi.
et see on üks meie põhireegleid improteatris ka ja kui meie teeme proove, siis me treenime ja me treenimegi koostööd ja olulised on tähelepanu, sellepärast, et kui me teeme 2 tundi, loome mingit uut lugu, mida pole veel olemas, mida on publik mulle öelnud, kus see toimub, kes seal on, no paljusat on võimalik meelde jätta, eks ole. Et seda on vaja eraldi treenida, et minu meeled oleksid nii lahti, et iga inimese nimi, me ju iga kord saame uued nimed näitlejatena ka laval rollile. Tiina, Sille, Kalle, Malle, et kõik tegevuskohad ja see info, mis suust tuleb, kogu aeg räägib koos miskit luua. Ja see on ka klassikalises teatris väga oluline. Meil Kalju Komissarov siis alati ütles, et enne proovi või enne tundi siis kalossid jätke garderoobi. Ta mõtles siis seda, et oma elu muredega ärge siia tulge. Et selles mõttes, et sa saad need emotsioonid küll läbi rolli välja elada, aga mitte isiklikult nii-öelda teiste vastu, vaid nii-öelda keerata see enda nagu rolli kasuks. Ja siis reaktsioon. Et see reaktsioonikiirus, mida me treenime ja meil on selle jaoks olemas täiesti eraldi harjutused, ülesanded, mida me siis oma trennides kogu aeg treenime. Ja meil ongi pikas formaadis ka, et meil on mingisugune reegel, mille sees me siis improviseerida saame. Et kui see reegel on paigas, siis on hästi hea turvaline tunne, aga seal sees võid sa siis kõike teha, aga sa pead teise pakkumise vastu võtma, jaatama ja tegema koostööd, et sellel hetkel tuleb muud asjad on olnud. Ja kindlasti, mis improteater on minule andnud ka näitlejana, klassikalise teatri näitlejana, on enesekindlust tegelikult, et ma ei karda minna tegelikult lava peale. Muidugi ma ka tegelikult kardan. Mis te arvate, et enne igat improetendust me mõtleme, et miks me seda teeme, issand jumal, me ei tea mitte midagi, mis siin praegu juhtuma hakkab. Et klassikaline teater on nii turvaline, sa oled 2 kuud harjutanud igat oma lauset, igat, kuidas sa ütled, mis intonatsiooniga sa ütled, miks sa seda ütled, kellele seda ütled, kust ma tulen, kes ma olen, kõik need asjad. Aga improteater on tõesti see, et sa ei tea, mis juhtuma hakkab ja seda tunnet ei saa kirjeldada sellega, mis on teistes teatrivormides, aga pärast etendust, kui see koostöö on sündinud ja seal on juhtunud sellised, kuidas ma ütlen, see on kõik kuidagi niimoodi jooksnud ja see publikuga koostöös energia ja see kõik, et see tunne pärast etendust on täiesti kirjeldamatu. Ma kujutan ette, et Larvis on sama, et kui see mäng läheb käima ja kõigi meeled on täiesti avatud ja vastuvõtlikud ja see koostöö toimib, siis see emotsioon, mis pärast tekib, on täiesti, ma arvan, täiesti sa ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Ja mis ma isegi mõtlesin, et Larvis see rolli sisse elamine tundub mulle veel sügavam ja ausam just sellepärast, et seal ei ole publikut, ma saan aru. Et klassikalises teatris on ikka see, et sa oled sellest teadlik, sa püüad selle ära unustada, aga impros on ka, sa suhtud ju otse publikuga, nii Ederi, nii, mis sa täna hommikul sõid, ja see on meie inspiratsioon, eks ole. Aga Larvis sa oledki sina ja see roll. Et sul ei ole kellegile mitte midagi näidata. See tähendab, et sa saad kuidagi eriti ausalt ja sügavalt minna selle rolli sisse. Ma ei kujuta ette, mis tunne see on. Ma olen püüdnud nagu mõelda, sest ma tean alati, et mul on ikkagi see publik on seal olemas. Ja see on nagu midagi muud, kui olla täiesti aus, et tundub natuke siuke, et sa võid täiesti segi ajada, kes mina olen ja kes see roll siis on, et sa võid täiesti sinna sisse elada. Et seda oleks kindlasti huvitav kogeda kunagi. Ja just rolli loomisel, et isegi kui improteatris püssipauk käib, on ju, teil hakkab see larbimäng ja impros hakkab etendus, siis see roll ju ei sünni siin ja praegu. Me ei ole kõik imikud lava peal ja me ei oota seal 18 aastat lava peal, et me kasvad suur hetkel, kui ma lava peale jõuan, on mul olnud ju, te näete mind praegu esimest korda, mina Merilin siin, inimene, rõõmus, tore, räägib miskit, aga tegelikult on mul juba 34 aastat elu selja taga. Et kuidas ma ütlen, et kui luua näiteks lava peal, keegi ütleb, et sa oled vana naine, eks ole, me kõik teame, mida tähendab vana naine, kõik hakkavad ühtemoodi vana naist mängima, eks ole, aga seal saab kohe edasi minna, aga milline vana naine, eks ole.
et kuidas see vana naine asjadele reageerib, mis elu on see vana naine elanud. Et tegelikult, kui sa hakkad mängima, siis mõelda selle peale, et kust minu tegelane sekund tagasi tuli. See tähendab, et küsimus, kust ma tulen. Et ma ju ei sünni, vaid et mul on olnud, ma ei tea, mis emotsiooniga ma tulen. Et ma ei tea, on mul olnud just mingisugune ärev hetk, on mul olnud rõõmus, et mis on see emotsioon. Ma ei hakka nullist lihtsalt peale stseeni looma, et kas stseenid saavad alata kõrge juba emotsiooniastmega. Võib-olla ma olen juba emotsiooniga seal, eks ole. Võib-olla ma olen juba täies vihas, võib-olla ma olen armuhoos, võib-olla ma olen nutus, et mõelda selle peale, et mis ajalugu on mul olnud selja taga. Ja improteatris on ka hea, et kui sa avad teksti ka, sest me muud moodi ei saa, meil ei ole rekvisiite, meil on kõik nähtamatud esemed, me ainult oma sõnadega saame määratleda oma mängu, mida me praegu teeme, kus me praegu oleme, kuidas ma praegu ennast tunnen, siis läbi nagu selle teksti ütlemise me saame nii-öelda seda ajalugu või meie tausta nii-öelda avardada. Ja kui sa avardad oma tausta, siis see tähendab, et see läheb rohkem korda ka publikule, sest et ta juba teab, millele rohkem nagu kaasa tunda ja ka nagu partner teab, mida nagu mängida või mille peale rõhuda. Et ülioluline on seda tausta kuidagi avada, seda minevikku, mis ajalugu ta on olnud ja tõesti, kes ma olen, on ju. Kui ma olen vana inimene, aga mis mulle rõõmu pakub siin elus? Mis mulle pakub kurbust siin elus, mis mind vihastab, on ju. Et eks ma olen antud stseenis praegu, keegi reageerib, on ju, ma lihtsalt tuimalt ei kuule tema informatsiooni, vaid mõelda läbi kohe, kuidas minu tegelane sellele reageeriks, on ju, vastavalt sellele, kuidas ma selle loonud olen, kuidas tema reageeriks. Et meil ei ole ühtegi elus ka, me ei hakkaks rääkima, kui meil ei ole vaja rääkida, et sellist tühja juttu ja sellist tammumist pole üldse vaja, et tegelikult, et ma ju räägin siis, kui mul on vaja reaalselt midagi öelda, mitte lihtsalt täita eetrit, et mul on mingisugune soov, mul on mingi tahe ja igal rollil peaks ka olema mingisugune soov, kuhu poole püüelda või mida saavutada. Ja kui improteatris ka meil on loodud ju mingisugune struktuur, mille poole me nagu püüdleme, et keegi tahab leida oma õnne, eks ole, ja tal on soov midagi saada, ta tahab oma poodi omada, ta tahab kõik selle jaoks, et oma poodi avada. Ja siis ongi hea, kui loos on ka see, et kui sina rollina mõtled, et kuidas mina saaksin selle ühisele loole kasulik olla, miks minu roll on oluline, mitte ühtegi suvalist rolli ei saa tegelikult olemas olla ja roll oluliseks selles tänases loos. Klassikalises teatris on ka, kui ma võtan materjali lahti, ma vaatan oma rolli, loen läbi ja mõtlen, nii, miks minu tegelast on siia vaja? Kui ei ole vaja, siis mõtlen, allo, äkki kriipsutame selle tegelast ära, ta pole vaja, nagu mul ei ole vaja lihtsalt tammuda, vaid miks minu tegelane on selle loo seisukohalt oluline. Ja sama on improteatris, et me loome rolle juurde selleks sinna kõrvale kohe, et loo edasiviimiseks, mis on kasulik ja mis on vajalik. Ja nagu elus on ikka või igas loos, ma ei tea, raamatus, filmis, mängus on alati need, kes aitavad, on ju, sul on sõbrad, kes sind aitavad, elus on hästi palju juhuseid, mis sind aitavad järsku ja siis on vastutegevus. Peab olema neid inimesi, kes on halvad, kes vastu töötavad, et oleks konflikti, mida nii-öelda mängida, et mõelda läbi just sellest, miks minu roll on oluline ja kuidas mina saan selle jaoks kõige rohkem kasulik olla. Et mulle tundubki, et tihtipeale, et võib-olla see rolli sisseelamine on oluline, aga mul on tunne, et ka improteatris ja võib-olla Larvis on ka tegelikult oluline see koostöö, see teineteise kuulamine, vedamine, kuidas mina saan rohkem aidata. Ja just see, et mitte see egoistlikkus, et ma täna panen hästi, et ma mängin üksinda ja et ma ei panegi teisi tähele, et oi, kui kihvtilt ma praegu tegin, et see ei ole koostöö tegelikult, et kogu tähelepanu peab olema partneritel. Et kui sa suunad oma tähelepanu partnerile ja sa tead, et partner suunab sinu tähelepanu sinule, siis sa tead alati, et sa oled turvatud. Ükskõik, mis hetkel sul tekib mingisugune selline
nõrgem hetk või tunne, et sa ei tea, mida teha või kuhu minna, sa tead tegelikult, et sul on partnerid olemas tegelikult, kes sind toetavad. Ja sa ei pea mõtlema selle peale, et kuidas mina saaksin päästa täna selle etenduse või selle mängu, et teised ei kuidagi, ma ei tea, tundub, et mina peaksin päästma. Ei, sa toetad teisi, tähelepanu läheb hoopis teistele ja siis on see fookus nagu õiges kohas. Ma ei tegele endaga, ma tegelen sellega, mis minu ümber on. On sul näiteks ettepanekuid, kui õpetajad teeksid noortega, hakkaksid rollimängu tegema, et milliseid selliseid mõnusaid lihtsaid harjutusi nad võiksid teha? Kuidas teie näiteks proovides või siis kuidas koolis oli see toimus? No teatrikoolis on tegelikult see, et me tegelesime sellega 4 aastat, et kuidas ühte rolli luua. Me ei loonud ühte, aga et seal me alustasime pigem jah sellest, et kuidas enda seest rolli luua, et mul on tunne ka, et just sellised lihtsad mängud ja harjutused, mis meie teeme, ma püüan mõelda, et milliseid harjutusi mina saaks praegu rääkida. Neid peaks füüsiliselt tegelikult nägema, et kindlasti saab, et just nende koolituste osas, et seal tuleks tekitada, mul on tunne, et see ligi, et noorte puhul on just minu arvates see, ma olen ju koolidest raamaõppetundi andnud ja mul on endal teatristuudio ja ma näen, kuidas noortel on tekkinud ja see ei ole ainult noortel, ma tõesti olen ka kooliõpetajatel, lasteaiakasvatajatele teinud koolitusi ja mis sealt välja tuleb? Välja tuleb see, et kõigil on hirm eksida, sest me oleme käinud koolis ja tegelikult koolis me õpime ju seda, et kuidas õigesti vastata. Ja kui sa vastad valesti, siis sa oled halb ja alati ei ole asi selles, et ma ei õpi piisavalt palju, vaid tihti on ka see, et äkki ma ei saa aru, et kõigile ju lapse või õpetajad ju ei jõua tegeleda individuaalselt õpilastega, et milline õpetus kellelegi sobiks, et kuidas tema ennast saaks väljendada ja niimoodi, et see hirm eksimise ees on kõige suurem, mis on ka kindlasti kõikidel suurtel inimestel, ka kindlasti minul, seda ei ole võimalik täienisti nagu lasta ja sellepärast ongi see, et kas läbi selle ei juleta enda emotsioone näidata. Et kui laps julgeks oma emotsiooni näidata, siis sealt edasi oleks juba tegelikult lihtne minna, et leida selle rolli jaoks vajalikke emotsiooni tema seest nii-öelda, aga ta ei tunne enda sisemist tunnetust. Kui mina alustasin teatristuudiot ka, siis sa pidid kõik ette ütlema, sest ma küsisin, kuidas te ennast tunnete, et mis sa arvad, et mis siin stseenis, kuidas see inimene ennast tunneb, see roll, et kuidas ta peaks käituma või mis iganes, siis ei tulnud sealt mitte mingit vastust. Ja ma mingil hetkel avastasin, et ma küsisin, et mis sa arvad, kuidas sa võiksid alustada või millal sa võiksid alustada, seal oli mingi muusika ja ta ütles, et ma teen tunde peale. Ja mul oli nagu, ma olen midagi õigesti teinud. Kui mulle ütleb üks noor põhikooli õpilane, et ma sellist sõna kasutab, ma teen tunde peale. Et just selle sisemise tunde saavutamine, kontakti enda saavutamine, ma julgen reaalselt enda emotsioone avada, ma julgen midagi tunda ja see ei ole midagi valet. See ei ole häbiväärne ja vale, siis see on väga suur saavutus ja improteatri lihtsad mängud aitavad ka sellest vabaneda, et kui meie eksime, meil on mingid plaksusaad, järjest kiiremaks lähevad need mingite numbrite lugemised, mingid mängud, siis kui me eksime, siis me kõik koos rõõmustame. Sa näed seal inimese reaktsiooni näiteks, kui ta eksib. Kõigil on kohe see, mul on nutma hakkamisi olnud, et lapsed hakkavad nutma, sest neile tundub, et kui on tund, eks ole, kui ta eksib, siis see on ülihalvasti, eriti kui ta on viieline muudes ainetes. Aga nüüd järsku ei saa plaksuga hakkama, eks ole. Järsku tundub see plaks ikka maailma kõige olulisem asi. See näitab, et midagi on ikka väga valesti. Kui sa kardad, et su plaks läks valesti, et see hirm eksida ja mis siis? Elu ei jää seisma tegelikult. Ainult läbi selle sa saadki ja ka elus tegelikult me ei õpi ju raamatu järgi elu. Me ju tegelikult õpimegi läbi oma eksimuste ja kogemuste ja ma arvan, et mingisugused sellised mängud ja ma mõtlen kohe näiteks assotsieeruvad sõnad, toon näite.
et assotsieeruv sõna, ma küsin laste käest, mis see tähendab. Tavaliselt nad ei tea. Ühesõnaga, kui ma ütlen teile sõna kollane, te võite enda peas mõelda, kes kõik praegu kuulavad ja vaatavad, et esimene asi, mis teil pähe tuleb päike. Ja sa pead selle esimese asja, mis sul pähe tuleb, sa pead välja ütlema. Ja tihtipeale täiskasvanud ei taha esimest asja öelda, sest nad häbenevad seda. Võib-olla see pole piisavalt intelligentne või võib-olla see oli midagi roppu, võib-olla see oli midagi, ma ei tea, võib-olla esimene asi, mis mul pähe tuli, on ju. Ja tegelikult olekski, just seda oleks vaja, et see oled ju sina. See on ju sinu mõte. Sa julged selle esimese mõtte välja öelda. Ja ongi assotsieeruvad sõnad ja me teeme seda ringis tavaliselt ja sa ei tohi assotsieerida mingisuguse üleeelmise inimesega, vaid kui eelmine inimene ütleb sulle ühe sõna, siis sa pead kohe sellele sõnale assotsieeruva sõna ütlema. Nii et kui mina ütlen puu, järgmine ütleb pink, siis ülejärgmine peab assotsieerima selle pingiga, mitte puuga. Et sa hakkad hästi palju ette mõtlema, et sa ei usalda ennast ja enda mõtted ja sa kardad eksida. Ja see on see, kus me tahame, ega impros on sama. Ma tahan hästi palju ette mõelda, et ma pigemalt pean tegelema sellega, et ma ei mõtle ette. Et siis tegelikult sünnib nii-öelda see vaba koos loomine. Teineteise toetamise mäng, mille nimi on Mina olen puu ja kõik seisavad ringis. Ma hakkan nüüd seletama. Kõik seisavad ringis ja ringi keskele hakatakse looma pilte. Kujutame ette, et ringi keskel on tühi paber ja üks inimene läheb, seisab siia keskele ja ütleb, mina olen puu. Ja nüüd järgmine laps või täiskasvanu mõtleb, et mis sobiks selle puuga pildi peale. Ja siin tuleks jällegi mõelda selle peale, et kuidas ma saan seda pilti toetada. Et ma näen ära need inimesed, kes ei taha toetada, kes tahavad olla nii-öelda vaata, kuidas ma ütlen, tahavad giftid olla, ma tahan kuidagi välja paista, eks ole. Aga tegelikult ei ole alati välja paistmine, kõige olulisem vaid see koostöö. Et kuidas toetada seda pilti, mis sobib selle puuga pildi peale. Keegi tuleb, no ma Batman, et see on lahe, ole Batman, see on jumal äge tegelikult. Aga mis toetaks seda pilti, eks ole, kas ma olen muru, kas ma olen päike, mis iganes. Ja ongi nii, et üks läheb pildi peale, et on puu näiteks, mina lähen ütlen, et mina olen leht, on ju, ja kolmas läheb ütleb, mina olen õun. See pilt koosneb 3 asjast. Nüüd järgmine ütleb, kes või mis jääb pildile. Näiteks mina ütlen, et õun jääb ära. Nüüd on tühi pilt ja meil on ainult õun. Ja see pilt ei ole enam samas kohas, näiteks puu oli loomulikult õues, eks ole, nüüd on õun, aga õun võib olla ju igal pool mujal ka. Nüüd on pildi peal lihtsalt õun ja järgmine ütleb, kuidas seda pilti toetada, eks ole. Mina näiteks ütlen, õunakorv, eks ole, ja mis siia veel sobib, on ju, laud. Et ma toetan väga lihtsad mängud, millega teineteist hakata toetama, et mitte mõtelda, et tõesti, et kui kihvt ma olen, vaid et kuidas toetada koos loomise algus nii-öelda. Ja siin on ka loo algus tegelikult, et see lugu võib igale poole minna. On õun praegu, enne oli korv, on ju, siuke ilus pilt tuli, aga näiteks kui on õun, uss, kohe hakkab lugu, on ju, tuleb hoopis uss, tuleb mängu, eks ole. Lõppu saab need pildid ka liikuma panna, et need on plaksu ja see pilt elab 5 sekundit ja nad saavad juba tunnetada, eks ole, et kuidas oleks seda pilti nagu mängida. Ja üks väga tähtis asi, mis kogu selle asja juures on ja ma arvan, mis on ka võtmesõnaks, on kujutluspilt. See tähendab, mida ma ette kujutan. See tähendab visuaalne pilt, mida ma enda peas loon. Ja kui mina näen seda pilti, see käib klassikalises teatris, see käib eriti improteatris, sest meil on kõik nähtamatud esemed ja ainult see, mida me saame rääkida või mida me saame tunda, see kujutluspilt. Kui ma räägin mingisugusest pildist, siis ma pean seda ise nägema ja tunnetama, siis näeb ja tunnetab seda minu partner ja ka publik. Ja ka laste puhul, ja ükskõik kelle puhul, ma arvan, see kujutluspilt on see, millega tööle hakata. Mina sain näiteks, mul oli laulmisega väga suur probleem, et mulle öeldi, et ma ei oska laulda, kui ma väike olin ja ma siiamaani ei taha laulda, sellepärast, et ma arvan, et ma oskan tegelikult laulda, ma võin julgelt öelda, on ju, ma saan sellega hakkama, aga teatrikoolis muusika pani mind laulma läbi kujutluspildi, et mina laulsin ainult seda kujutluspilti, mida ma näen
et me lõime selle tunde ja ridade peale selle kujutluspildi, mida ma näen, et ma ei mõelnud enam nende nootide peale. See tähendab, et ma ei mõtle selle eksimuse peale, vaid ma mõtlen selle kujutluspildi peale. Ja kujutluspilt on tegelikult kogu loomise juures kõige suurem võtmesõna. Ja kujutluspildiga saab ju luua lugusid, et sa hakkad koos rääkima, mis iganes on see reahaaval lugu. Elas üks mees, ta elas paksu metsa sees ja tal oli üks maja ja see maja oli tehtud suurtest sammaldunud valkidest, et sa hakkad ise selle pildiga nagu kaasa minema ja samamoodi saab lausehaaval ka lastega, et sa lood koos ühte lugu ja iga järgneva lapsega see lugu tegelikult muutub. Igal on endal vaata peas täiesti erinev lugu, aga iga lausega see muutub ja kõik peavad selle kujutluspildiga kaasa tulema. Ja sa näed kohe ära, kes ei taha sellega kaasa tulla, kes tahab panna sinna jälle ja siis me oleme kuskil, ma ei tea, kus mujal on ja me võime sellega muidugi kaasa minna kõik, aga selleks, et seda koostööd luua, teatris või larbis selle ühise loomine nii-öelda on see märksõna. Ja kindlasti muidugi klassikalises teatris ja ma saan aru, et larbis on ka kostüümid ja rekvisiidid ja kõik on nagu täis mängus on ja et see annab väga palju juurde, et tihtipeale ongi see, et ma küll hakkan vahest enda rolli elama 2 päeva ennem sisse juba, ma hakkan samu tundetasandeid kuidagi endast tunnetama, mida ma olen selle rolli loomise jaoks kasutanud, sest teatris ma loon ju kuu aega kindlasti seda rolli juba, ma õpin teda tundma, eks ole, ma püüan, kuidas ta ühes stseenis käitub, teises stseenis, et me oleme nagu stseenidest ka erinev, kuidas ta areneb, et alati on hea ka mõelda selle peale, et su tegelane ei ole ju üks, et me iga päev ju areneme. Kui ma olen selle webinari ära teinud, ma olen juba väga arenenud, sest ma ei ole kunagi sellist ettekannet teinud, see on tõesti jällegi, enne mõtlesin, miks ma seda teen, ma olen peast segi, nagu kes ma olen, mul ei ole midagi öelda, aga ma alati püüan kõike teha nagu tunde pealt ja enda seest, et see on kõige olulisem tegelikult, et see tunne sees oleks õige. Et sa teed neid asju, mis sul tekitavad hea tunde ja ma ei tea, kuhu ma jäin oma jutuga. Aga kostüümi ja grimmi juurde, jaa, et ma lihtsalt täpselt lõpus see, et kui ma olen selle rolli kõik ära loonud, ma elan sinna sisse, on ju, ja see viimane hetk, kui ma panen kostüümi selga, mulle tehakse grimm, et siis see nagu, see aitab hästi palju tegelikult sinna rolli sisse elada. Et see on selline viimane, aga osad rollid võivad saada ka alguse sellest, just see, et sa tajud seda kostüümi, seda tunnet, et eriti kui on mingid teised ajastu rollid, et ma ei kanna iga päev seelikut, ma ei teagi, mis tunnen seelikuga võib-olla trepist üles joosta, eks ole. Et mul on küll juhtunud niimoodi, et teeme kõvasti proov ära, ja lõpus tuleb kostüüm ja ma olen täiesti pikali ümber, ma olen kinni jäänud igale poole, ma ei saa hakkama sellega, sest et ma oleks pidanud tegelikult juba, mida me teeme tegelikult ka, et kui sul ongi rolli seelik, siis sa reaalselt kannad seda seelikut juba proovides nii varakult kui võimalik, et saada seda tunnet kätte, kui sul on kõrged kontsad ja ma ei käi seda iga päev, et kõik asjad, mis meile ei ole igapäevased, aga rollil on igapäevane, siis kindlasti tuleb sellega juba vara, et see oleks nii-öelda rolli esitamise hetkel, et ta oleks sulle nii mugav, et ta ei sega sind, vaid et ta on sinu loomulik osa nii-öelda. Ja muidugi lõpus tuleb valgus ja muusika ja siis on nagu täis mäng, et minu jaoks on väga oluline muusika, sest et ma tõesti loon väga palju tunde pealt, et ma ei ole niivõrd analüüsivõimeline inimene kui tunnetuse inimene ja muusika annab mulle selle viimase õige tunde, mis väga toetab ja muidugi ka valgus. Et kui see kogu kompott on koos, siis on hea tunne. Ja muidugi selles ruumis viibimine ka, et enne kui sa hakkad mängima või mitte see, et sa viimasel hetkel jooksed sinna teatrisse või sinna mängukohta ja tuled veel mingi kodune vorst on kuskil moka otsas ja hakkad mängima, et sa tuled sinna ruumi varem ja sa tajud seda ruumi täna, kuidas minul tunne on ja see ruumi sees olemine, see aitab sul väga palju tegelikult sinna sisse nagu minna ja sellepärast võib-olla on ka hea, et kui need
mingisugused teatriringid või koolitunnid, et tegelikult võib-olla ei ole nagu selles koolikeskkonnas, et võib-olla see keskkonnavahetus mõjub ka, et kui sa oled seal koolikeskkonnas, siis ikkagi sul on, sa oled selles raamis, et sa pead kõik õigesti tegema, et ka see keskkond on hästi oluline selle juures. Väga vahva. Aitäh sulle ja lähme siis edasi. Lähme edasi järgmise teemaga, millest räägib sisuliselt sama teema, aga siis Lea kord ja Lea räägib meile, kuidas osalejad endaga kaasa kutsuda mängu. Et kui on rollimäng, mida siis teha, et nad mitte üksi ei tunneks. Palun, Lea. Mina räägin siis hoopis selle nurga alt, et kui ongi siin nüüd juhendaja või õpetaja või keegi, kes tuleb tegema mängu, kes võib-olla ei ole seda kunagi varem teinud, ei ole ka kuulnud LARPist ja võib-olla neid on kästud sinna minna, et siis kuidas saada neid endaga koos mängima. Ja esimesena ma tutvustaks üks toreda termini, mis on erinevates kontekstides, aga siis ka mängumaailma kontekstis. Et meie eesmärk on saada need õpilased endaga kaasa sellesse magic circle'isse ehk siis sinna mänguruumi, kus kehtivad need mängureeglid ja korraks jätame kõrvale ja unustame kõik selle reaalse elu mängureeglid. Miks peaksid üldse need noored osalema selles mängus? Et ma arvan, et kui tuleks mingi suvaline tädi, ükskõik mis klassi ette ütleks, et nii, nüüd hakkate mingit tegelasi mängima, siis nad on väga kõhklevad selles osas, samamoodi täiskasvanud. Ja selleks, et neil oleks põhjus osaleda, tuleb neile anda selleks siis niisugune alibi, mis annab selle, et okei, ma siis teen seda, see ei ole liiga suur pingutus. Ja mina tõin siin välja siis 3, sotsiaalne, füüsiline ja sisuline. Kõigepealt sotsiaalne põhjus siis osaleda on see, et kõik teised teevad seda ka, suudad kogu grupi kaasata ja võib-olla ka õpilaste puhul see õpetaja ootus, et õpetaja tahab, et me seda teeksime. Siis füüsiline on niisugune kiht, mis teeb siis seda põnevust juurde, et on mingisugused kostüümid või dekoratsioonid või näomaalingud või midagi sellist, mis loob selle kihi, et nüüd me käitume või teeme midagi teistmoodi selle põhjuse ja õigustuse sellele. Ja kolmandaks siis sisuline ehk siis miks nad üldse seda teevad, et mis see teema või põhjus on või siis kui on tegemist mingi koolituse formaadiga või mis nad sellest saavad. Siis oletame, et neil on see põhjus olemas, miks nad peaksid teid kuulama ja osalema, aga siis eriti teismeliste puhul on terve hunnik selliseid asju, mis takistavad nende osalemist. Ja ma mõtlesin, et ma proovin siis mõned ka välja tuua. Kindlasti selline ärevus, et eriti paljudel on just selline sotsiaalne ärevus, et mis nüüd oodatakse ja eriti näitlemine paljudes tekitab sellist kõhklust ja arvamust, et nad ei ole mängida. Ja eriti, et peab teiste ees tegema mingit uut asja. Kindlasti see ebakindlus, et eriti kui on uus tegevus, et miks ja mis me nüüd teeme, mõjutavad ka omavahelised suhted ja grupi juba sellised staatused ja kes kellega mida teeb. Et kui on õpetaja, kes juba gruppi tunneb, siis ta saab sellega arvestada, aga kui ongi võõras inimene, siis ongi teistpidi võib-olla hea, et kõiki võetakse nii-öelda võrdselt. Ja siis muidugi õpilaste puhul, eks ole, et ei saada juhistest aru või saadakse väga erinevalt aru, et kindlasti ka sellele tasub siis mõelda. Ja siis ma proovisin natukene mõelda, et mis on need viisid, kuidas siis neid takistusi ületada ja anda seda niisugust lisaväärtust, et nad endaga kaasa tõmmata sellesse mängu. Kindlasti kõige põhilisem ja olulisem on siis selle turvatunde tekitamine, et võtta maha see ärevus ja ebakindlus ja sellega esimene, mis ma olen siin välja toonud, on siis usaldus, eelkõige usaldus läbiviija vastu.
seda kindlasti on seal täitsa elementaarsed, lihtsad asjad, et naerata, tervita osalejaid, vestle nendega, suhtu nendesse hästi. Ole ise kindel selle, mis sa teed, et neis ei tekiks ebakindlust, et näe, see inimene isegi ei tea, miks ta siin on või mida ta plaanib nüüd teha. Ja ongi, et anna neile ka edasi, et sina oled nende sotsiaalses hierarhias kõige kõrgema enda sellist juhendaja rolli siis kahtluse alla seada. Siis kuna ilmselt LARB-i olukord on nende jaoks juba niigi uus ja üsna ebakindel, et siis on hea, kui on ka midagi, mis on tuttav, et kas siis tuttav grupp või tuttav ruum või võib-olla mingisugused harjutused või mängud, mida nad juba on teinud, et ei ole päris niimoodi, et kõik seinast seina on kõik täiesti võõdas jääb. Ja siis muidugi ettevalmistus, millest tuleb teiste punktide juures ka pikemalt juttu, aga ongi selline järk-järguline ettevalmistus, kus nad siis saavad aru, mis nad üldse teevad ja mis hakkab toimuma. Siis kaasamine. Kindlasti siin samuti annab seda turvatunnet see, kui on paaris ja grupiharjutused, et ei pea päris üksi midagi hakkama tegema või üksi ennast kuidagi tobedalt tundma. Et siis on samuti vähem ohtu kaotada grupis sellist staatust. Ja järk-järguliselt hakata vaikselt kaasama neid. Näiteks, et alguses on lihtsalt mingi harjutus, kus tuleb oma nimi öelda, siis võib-olla kus paarilisega mingisugune midagi liikumisega, siis juba grupis mingisugune liikumine, siis juba millegi loominguline, mingisugune karakteri-kiht sinna juurde, et niimoodi nad saavad sujuvalt minna sellesse vaikselt üles sulada ja olla vastuvõtlikum sellele, et julgemalt mängida siis, kui päriselt mängi juba käib. Samuti LARP võimaldab sellist erinevat kaasatuse taset ja õpetaja peaks seda samuti võimaldama, et on osad, kes ongi sellised staarid, kes kohe tahavad hakata esinema ja teised, kes pigem tahavad vaadelda või siis isegi võtta sellist abilise rolli, et kuna see kõik on võimalik, siis kindlasti kasutada ära seda boonust. Siis kindlasti, mis aitab samuti võtta maha neid takistusi ja õpilasi saada nii-öelda samale lehele, on see avatus, et anda ülevaade, mis toimub üsna ausalt, teha niisugused kokkulepped, mis on päris maailmas ja mis on mängumaailmas. Tihti näiteks väiksemate laste puhul nad väga tahavad nagu paista kuidagi targad sellega, et nad ütlevad konkreetselt, et see ei ole mingi koletis, see on meie matemaatikaõpetajaga, et kokku leppida, et nüüd me mängime, et me kõik teame küll. Ja samuti siis selgete juhiste osa, et kõik saaksid aru, mis toimub, et proovida anda juhiseid nii kirjalikult kui suuliselt ja võib-olla, kui ongi, et nad peavad midagi tegema, et siis paaris, et ehk üks neist ikka sai aru, mis sooviti. Loomulikult selline väikesed saladused ja üllatused nagu teevad mängu huvitavamaks, nii et ei pea päris nagu kõike rääkima, aga lihtsalt piisavalt, et olekski see selline turvatunne, et ei üritata neid kuidagi panna sellisesse olukorda, kus nad ei tea, mis nad nüüd tegema hakkavad. Ja sellega seostubki see viimane punkt, et kui sa oled juba saanud selle läbiviijana oma osalejate usalduse võitnud, et siis mitte seda kaotada, siis mitte kuidagi neid panna sellisesse halba olukorda, kus nad võivadki tunda piinlikkust või ollagi kuidagi petetud või alandatud. Et loomulikult jällegi selline väikene üllatusmoment ja väikene raskus ja võib-olla läbikukkumine on väga hea ja LARB-is on just võimalik nagu kasvada sellistest olukordades ja kuidagi niimoodi turvalisemalt katsetada seda, et kõik ei õnnestu, sest seal on see tegelase kiht ja mängumaailma kiht, et see ei ole otseselt nemad, kes kuidagi seal põruvad. Aga just see, et mitte kuidagi luua selline olukord, kus nad on kuidagi
et ahaa, tegelikult te tegite kogu aeg nii, aga et tegelikult oli hoopis midagi muud, et see on niisugune riskantne. Ja samamoodi siis ka kõik nende harjutuste ajal, et jah, mitte kedagi panna kuidagi üksi niimoodi halba olukorda. Ja siis, kui on juba tekkinud selline mõnus turvatunne, juba aimdus, mida tehakse, on esmane niisugune ärevus ja ebakindlus maandatud, siis ongi aeg hakata tooma mängijaid kaasa sellesse mängureaalsusesse, nakatama neid selle mängu energiaga ja kutsumagi neid rohkem avama ennast ja mängima. Loomulikult aitab, kui see teema juba ise on niisugune põnev ja maailm on huvitav, aga võib-olla eriti kui koolis näiteks, ma ei tea, ongi mingi ajalooline teema, siis ei pruugi kohe nagu silmi sütitada. Aga siis ongi võimalik lisada seda vürtsi näiteks nende rekvisiitide, kostüümidega, võib-olla mingisugused näomärgistused, kes on mis grupis või midagi taolist. Ja väga oluline on siis muidugi õpetaja või läbiviija eeskuju, et kui ongi sellised mängud, kus juba tulebki kuidagi seal väljendada ennast kuidagi suurelt seda tegelast või siis tehagi midagi tobedat, et oi, nüüd me mängime, et me võlume nende võlukeppidega või midagi muud taolist, et siis õpetaja teeks seda eriti niisuguse suure energia ja eriti suurelt, et just näidata eeskuju, et näete, see on täitsa okei niimoodi teha või et siis võtta nagu eeskuju, et ka nemad nagu paneks rohkem sisse sellesse. Ja muidugi see tegelane, see muidugi sõltub mängust, et kuidas selle mängu tegelane on, et on alati hea, kui on neil lisaks sellisele personaalsele rollile mingi grupiroll, et näiteks oletegi kaevurid või olete musketärid, et siis isegi kui ta unustub, et ta on, ma ei tea, Mati, kes peab saama rikkaks, siis vähemalt ta mäletab, et ta musketärid ja tal on alati see kuuluvus ja kui musketärid läheb hästi, siis ka temal läheb hästi seal koos nendega või kui on mingisugune probleem, siis koos nendega lahendab, et siis ta on igal juhul kaasatud ja tõmmatud sellesse mängu juba läbi selle. Alati on siis tore, kui see on osaleja niisugune sobilik roll, kuigi muidugi ka õpetaja, kes teab oma õpilasi hästi või siis kui ongi niisugune juhuslik jagamine, siis võib ka selline väike väljakutse olla väga ootamatute tulemustega ja ootamatult just avada kedagi. Ja tore, kui tegelasel on siis niisugused omadused, et kui midagi parajasti mängus ei toimu, kuigi võiks siis olla piisavalt tegevust ja valikuid osalejatele juba mängu ajal, siis mitte niivõrd enne mängu. Siis kui neil parajasti pole midagi teha, siis neil on endiselt need tegelase omadused, mida välja mängida. Ja kui need omadused on jälle et sa ei salli kallistusi ja teine inimene väga armastab kallistusi, et siis juba neil tekib mingisugune omavaheline tegelaste dünaamika. Nii, ja kokkuvõtlikult siis selleks, et tõmmata õpilasi kaasa LARP-i-mängu, anna neile head põhjused osaleda, maanda takistused, tekita neist turvatunne, ole avatud selle suhtes, mis hakkab toimuma, mine siis järk-järgult mängulisemaks ja energilisemaks ja kaasa erinevaid just ka improteatri valdkonnast harjutusi, kuidas siis minna sisse sellesse tegelasse ja mängu. Ja samuti siis, kui on kogu see eelnev ettevalmistus tehtud ja ongi aeg päriselt mängu astuda, et siis alati aitab, kui selle asemel, et nüüd õpetaja ütleb, no nii ja nüüd siis alustame või nüüd hakake pihta, on ka mingisugune sujuv või tore üleminek, et näiteks ongi mingi video, on mingisugune guided meditation, kus jutustatakse, et kus te nüüd olete ja mis nüüd juhtub ja näiteks siis avage silmad ja nüüd olete mängumaailmas. Või siis juba on mingisugune ettevalmistatud stseen, kus õpetaja näiteks peab mingi kõne maha presidendina siis või mingi muus rollis, et siis see kindlasti ka annab sellist väikest vürtsi ja eriti, kui neil on siis ka selline kohe mingi tegevus, millega pihta hakata, et ei ole sellist ebaselgust, et nüüd tegema peaksin. Need olid siis minu niisugused väiksed nõuanded, mis loodetavasti on kasulikud, et kuidas õpilasi saada
et nad oleksid huvitatud sellest mängust. Ja siin on ka paar videot, mis räägivad samast teemast ja on ka kindlasti väga huvitav kuulamine ja on äratundmishetki, kui keegi tahab veel selle teema kohta uurida. Ja, see on minu poolt kõik. Aitäh! Ma arvan, et me võime siis edasi liikuda selle juurde, et kuidas siis kostüümid ja varustus aitavad rolli sisse elada. Ja Marilyn räägibki, kuidas siis seda valmistada, kuidas valmistada kostüüme ja varustust ja mida seal juures mõelda ja jälgida. Palun sulle, sinu kord, Marilyn. Nii, mina olen Marilyn. Ma üritan siin kuidagi võtta nii rollimängija kui rollimängu korraldaja, kui siis üritan ennast panna õpetaja rolli. Et siukse juhised ja enda kogemusest siis natukene rääkida, et mis värk selle kostüümi ja varustusega on. Et nagu Marilyn enne ütles, siis see kõik kostüümi ja rekvisiidid ja kõik aitab õudselt hästi nagu sisse elada. Väga palju nii sulle endale kui ka teiste mängijate jaoks, kelle ümber siis on teised kostüümides inimesed ja kõik rekvisiidid ja asjad ja olustik ja see kõik on nagu päris. Jah, et minu jaoks isiklikult ongi kostüüm kuidagi nagu praktiliselt 90% kogu sellest rollimängust, et ta paneb mind ennast selle tegelasena tundma, aitab teiste jaoks seda olustikku luua, aga samas on minu jaoks tore ka seda kostüümi valmistada, selle jaoks uurimustööd teha, uurida, mõelda, disainida, kogu see nii-öelda ettevalmistav protsess on ka nagu mingis mõttes rolli sisse elamine minu jaoks, et ma siis nagu juba valmistun võib-olla kuid teinekord, et ei pea ise kostüümi valmistama, sa võid ka minna kuskile laenutusse ja võtta selle kostüümi teatrist ja sama hästi, või siis kui ongi mingisugune tänapäevane üritus, ei olegi vaja kostüümi, võidki oma tavariietest tulla. Aga võib, et kui sul on niisugune võimalus, soov, tahe, siis rollimängu jaoks, larbi jaoks kostüümi valmistamisel on väga-väga mitmeid boonuseid. Et nii väikeste kui täiskasvanute jaoks igasugune meisterdamine ilmselgelt arendab sinu loomingulisust, püsivust, käelisi oskusi, tutvustab ajalugu, õpetab iseseisvalt uurimustööd tegema, kui sulle ei ole ette antud, et milline täpselt see kostüüm peaks olema. Õpetab materjale tundma kindlasti sellepärast, et kas sul on vaja karusnahksed kraed või veekindlaid jalanõusid või mis iganes, eks ole, sõltuvalt sellest, mis mängu jaoks sa parajasti valmistud. Või kui sa üritad väga ajalooliselt autentselt seda teha, et siis tutvustab ka seda, et mis oli ajaloos erinevad. Ja loomulikult, kui see kostüüm siis lõpuks valmis on, siis on ikka eriti äge tunne, kui lõpuks eriti sellest mängust on nagu veel pilte sinust kostüümis. Et meil Eestis siukseid asju ei ole, aga ma saan aru, et Ameerikas on ääretult populaarsed conventionid, kus inimesed tulevad kokku ja mitte ei mängi rolli, vaid on lihtsalt ennast riietanud erinevateks rollideks. Ja seal ka on siis nagu see roll, selle riietuse valmistamine ja siis lõplik nii-öelda, mitte siis nii-öelda rolliks kehastumine, aga lihtsalt nagu selleks tegelaseks kehastumine visuaalselt on siis nagu see lõppeesmärk. Ja just, et kui et sul ongi võimalus, et sa kas valmistad ise selle kostüümi või rekvisiidid või varustuse või siis kui on võimalust, kui sa oled õpetaja ja tahad oma lastele teha, sul on võimalust, aega, tahad teha mingisuguseid töötube, tahadki rakendada seda nagu nii energiat kui võimalus siis millegi loomiseks, siis oleme teinud väga palju igasuguseid töötube, kus sa saadki endale mingiks konkreetseks mänguks mingisuguse asja valmistada. Et need on õudselt toredad, need on niisugused sotsialiseerumise kohad, nad on kohad, mis arendavad koostööd ja õpetavad üksteist aitama ja seal toimib ka niisugune
lapselt lapsele õppimine, et ei ole tingimata vaja seda, et sul on õpetaja, kes ütleb, et nii nüüd lõikame niimoodi kõik ühed asjad välja, vaid et ongi, et sul on mingid lapsed, kes on juba natukene uurinud, natukene teinud, oskavad rääkida, kuidas nemad on lahendanud mingi asja teistmoodi kui teised ja mis on töötanud ja või mis materjale nad on kasutanud. See on niisugune tore. Just see siuke kogemuste vahetamine ja samamoodi, et see saavutuse tunne, et võib-olla need lapsed, kes ise ei teeks endale kodus nokitsedes midagi, saavad seda siukses töötoas teha ja siis on ka neil tunne, et nad saavad hakkama siukse asjaga ja neil on see asi, et nad ei ole nagu millestki ilma jäänud ja nad ei ole kehvemad selle tõttu. Ja nüüd siis nii-öelda näiteks, kuidas käib üheks rollimänguks, üheks larbiks kostüümi tegemise valmistamine, toon ma viikingiaja riietuse, sest see on õudselt populaarne. Ja siin on küll pildid ei ole mitte rollimängijatest, vaid on taaskehastajatest, kes ongi siis inimesed, kellele meeldib lihtsalt võimalikult täpseid materjale ja meetodeid kasutades järgi teha siis mingisuguste päris ajastute riietust, varustust, olmet, kõike. Et siin pildil on ka näha, et sul on nagu juba väga erinevad võimalused, et sul võib olla ka lihtsalt mingisugune üsna lihtne kleit ja tuunika või sul võib olla siin sõjaväe varustus või sul võib olla rohkem ehteid, vähem ehteid, et tasemeid on nagu palju. Ja millest siis alustada, et kindlasti võttes siis jälle selle nii-öelda õpetaja seisukoha või mängujuhi seisukoha, kellel on hunnik osalejaid, kes tahaksid seda teha, tasuks jagada mingisugust taustainfot, õpetada lastele kindlasti seda, kust nad leiavad. Raamatukokku minemine on täiesti variant, on väga palju veebilehti, mis õpetavad siin viikingi näitel siis ajaloolist riietust tegema või kas või ka lihtsalt mingit visuaali annavad, et milline see riietus oli. Siis oluline kindlasti on tutvustada seda, et mis, või muidugi oluline, ütleme niimoodi, et õppehetkeks on kindlasti või õpetlikuks hetkeks on see, et lapsed või osalejad siis saavad teada sinu käest seda, et viikingi ajal ei kasutatud püksikummi, sest seda ei olnud veel leiutatud. Kasutati villast riiet erinevalt tänapäeva mingisugustest venivatest polüestritest. Samamoodi, et millest tehti nööpe, et siuke info on nagu kindlasti mingisugustele 5. klassi lastele väga huvitav, sellepärast, et see on midagi teistsugust. Ja samamoodi just see, et nii materjalid kui need tehnilised lahendused, et püsisid, kui seda püksikummi ei olnud. Ja et siis loomulikult on oluline see, et mida sa tahad saavutada, et kas sa tahad seda võimalikult autentset riietust, et see sageli ei ole see nagu eesmärk, et sul on eesmärgiks lihtsalt saada lapsed mängima ja ennast tundma nende tegelastena, aga see ei tähenda, et seda infot ei võiks anda, sest just võib-olla see on see põnev asi, mis paneb kellegi kodus oma vabast ajast uurima seda teemat ja see on ju see, kuhu me tahame tegelikult jõuda lastega, et nad oleksid ise huvitatud millestki ja oskaksid selle kohta ise midagi uurida. Mitte ei ootaks, et keegi ütleb nüüd, mida ma teadma pean. Ja loomulikult viikingi aja puhul anakronismid ehk sarvedega kübarad, et rääkida ka sellest, et kuidas nii-öelda tänapäeval siis viikingeid kujutatakse ja mis on õige, mis on vale ja mis arheoloogiasse jõuame, eks ole. Ja kui siis läheb nagu selleks päris riietuse valmistamiseks, siis loomulikult tuleb lähtuda sellest, et kas sul on võimalus teha ühine töötuba, kus sul on hunnik riiet kõigile pakkuda ja sa saad selle lihtsa lõike välja lõigata ja kõikidel aidata seda nokitseda. Et samamoodi nagu igasuguste larpidega on sul võimalik nagu teha miinimumprogramm või siis teha nagu väga-väga-väga sügavuti. Et miinimumprogramm viikingite puhul hästi lihtne on 4-kandiline riietus, mis käib üle õlgade sõbaks kokku. Juba on sul kost. Et keegi ei tunne ennast nagu ebapädeva või kõrvale jääda. Aga jah, samamoodi, et kui sul on siis natukene rohkem võimalusi, siis võib teha jalanõusid,
nahast, kunstnahast, mingisuguseid muid siukseid asju, mida tegelikult paari tunniga juhendaja õpetamisel saab tehtud. Viikingaja puhul mul on siin mõned näited, et mida kõike annab teha, et keerulisemad nahast vöökotid, lihtsalt väiksed siuksed paunakesed, mis kokku tõmmata. See pronksist sõlg ei ole tegelikult üldse keeruline ka lastel teha. Siis loomulikult, kui südalasi mängida, siis on sul võimalik teha need pehmikmõõgad ja kilbid või siis päris ehe autentne käsitsi tehtud nahklamell ja nahklamell turvis või siis kiiver. Ja siis riiete aksessuaarideks, mida tõesti sul on mingit ühte asja vaja, et sul on nagu vööd vaja, aga see vöö ei olnud mitte toona mitte tavaline vöö, vaid see oli kõlavöö, seda tehti hoopis teistmoodi, sinna punuti hoopis teistsuguseid mustreid sisse, kui lihtsalt nagu paele ümber vöö panna. Või ka näiteks, kes on julgemad, siis annavad noad lastele kätte, siis puulusika meisterdamine. Et tõesti, see on fantaasia on nagu täiesti piirid seab ainult nagu fantaasia või siis võimalused ja aeg, et kui palju sul on aega selleks selle asja ettevalmistamiseks. Ja kui nüüd tulla välja sealt viikingaajast, siis isegi kui sul ei ole üldse aega, isegi siis, kui sul on täiesti eksprompt rollimäng keset koolitundi, siis väga väike ping aitab tegelikult päris palju kaasa, et sul on vaja ühte valget lina ja sul on juba olemas kummitus või sul on vaja natukene näovärvi ja sul on olemas mingisuguse hõimu liikmed, kellel kõigil on ühesugused näomaalingud. Et midagigi anda nagu kätte, millele siis nagu tegelased või rollid saaksid toetuda, millega identifitseerida. Samamoodi mängid kosmosemängu, siis sul on prügikotist võimalik teha väga futuristlik kostüüm endale selga lihtsalt 3 kääri lõikega. Ja jah, et üldiselt nagu lastele mõeldud õpilarpide jaoks on minu soovitus küll see, et lastele tõesti meeldib meisterdada, neile meeldib kostüüme selga panna, et kui on nagu vähegi aega ja võimalust, et siis tasub see asi neile pakkuda, niisugune võimalus. Ja lisaks siis sellele isiklikule kostüümile, mis on sul seljas, mille sa siis valmistad kas ise suurest entusiasmist või siis mingisuguse rühmatööna või siis sa saad õpetajalt selle väikse mingisuguse mütsi endale pähe. Kui sul on aega mängu ette valmistada, siis kuluvad ära ka igasugused rekvisiidid, mis aitavad natukene seda maailma siis nagu reaalsemaks luua. Et siin pildi peal on näha mingisugused kullaspreiga ülevärvitud kivid, mis vist tähistasid mingisugust aaret, siis see, et sul on mingisugused kirjakesed, mis ei ole mitte arvutiga välja töötanud ja seal kõrval on ruunikivi, mis on, ma ei tea, kas see on kellegi haud või see oli lihtsalt mingisugune oomen kuskil. Et kui sul on mängu süžeeliselt nagu vaja mängijatel leida 3 maagilist kristalli, siis sul peavad olema 3 mingisugust klaaskuuli kuskilt ja mida lahedamad nad on, seda rohkem nad nagu lisavad sellele mängule seda olustikku või kui sa mängid haiglat, siis sul on lahe, kui sul on õdedel nagu päris süstlad ilma nõelata, millega nad saavad nagu simuleerida vaktsineerimist, et kõik ei pea seda ainult oma peas ette kujutama. Ja vahel siis jah, et kui õnnestub sealt klassiruumist välja tulla, et siis vahepeal õnnestub minna mingisse kohta, mis juba täidab seda funktsiooni väga palju, et sul ei olegi palju vaja juurde, aga samamoodi, et kui sul on siis ainult nagu see ruum ja laud, et siis selleks, et näiteks mingisugust, ma ei tea, 2 rüütli perekonna kohtumist välja mängida ägedamalt, siis pane lauale need päris küünlad ja kirjuta need kokkulepped mingisugusele rulli keeratud paberile, mitte ruudulisele vihikulehele. Kui sul on siis veel rohkem aega, siis sa saad välja printida mingisugused vapid internetist, lõigata need välja, riputada seinale. Juba see kõik loob siukse nagu sisseelamis õhkkonna. Et jah, et saab minna väga põhjalikuks, väga nii-öelda realistlikuks. See ei ole tingimata vajalik. Mõnedele inimestele meeldib see väga, nagu näiteks mulle. Ja see on nagu minu jaoks osa sellest mängust, nii nagu mänguloojana kui mängijana.
et jah, et see, mul on tunne, et see on niisugune spekter, kus igaüks leiab endale selle paraja hetke, et kas ta tahab endale valmistada mingisuguse ühe eseme või ta tahab laenutada kostüümi või ta tahab tõesti minna täiesti 2 kuud ainult sellega tegeleda, selle uus obsessioon. Et seda, kui detailseks minna, et tõesti seda dikteerivad ainult nagu soovid, võimalused ja aeg, et fantaasia üldiselt on rollimängijatel lõputu. See oli minu lühikokkuvõte larbi ägedamaks muutmisest kostüümidega. Meil on tegelikult üks ettekanne veel, on videoettekanne, kus Jaagup räägib meile oma kogemusest, kuidas tema teeb ettevalmistusi. Niisiis, mina taas Jaagup ja minu järgmine väljakutse on siis rääkida sellest, et kuidas mänge enda jaoks huvitavaks teha ja kuidas võib-olla vältida mingisugust kogust algajate vigu. Ma saan rääkida ainult enda kogemusest. Ma olen sellele kõvasti mõelnud, aga ütleme oma kogemus on kõige ligem. Et siin ettevalmistamise käigus ma suutsin välja mõelda umbes 3 asja, mis minu puhul aitavad siis mängu huvitavaks teha. Esimene neist on selline väga standardne, ma arvan, et enamus mängijaid selle nurga alt võib-olla võikski läheneda. Ehk siis püüda midagi saavutada. Mängud on tihti struktureeritud niimoodi, et on mingisugune kättesaamatu asi, mingisugune takistus, mingisugune oht, millele mängijad võiksid vahetult kohe nagu intuitiivselt reageerida. Lisaks sellele on mängudel tihti mingisuguseid saladusi, et sul on mingisugune raamat, mingi tõlkimata šifreeritud asi, mingi uks, mida ei saa lahti, tabalukkudega suletud kohver, millel, ma ei tea, mida ei tohi puruks lüüa. No mingisugused sellised asjad, ehk siis mängujuhtide tehtud saavutused. Teiseks on võimalik mängijal tegelikult leida ka ise endale eesmärke. Püstitad selle eesmärgi, ajad need karakterid tülli või mingisugused selliseid teisesid eesmärke, mis absoluutselt ei ole seotud mängujuhiga, aga mida on ometi võimalik saavutada. Ja säärased eesmärgid, need töötavad alati, isegi kui mingisugust ettevalmistut ei ole, et sa võid nagu peale lennata ja teha omal ise mängu. See nõuab teatud võib-olla soovi seda teha, aga see on alati tehtav praktiliselt. Ma ei kujuta ette mängu, kus oma eesmärkidega peale lendamine ei viiks kuskile. Oma eesmärkidega muidugi on natuke see oht, et kui väga tugevalt hakata mängujuhtide poolt pakutavale vastuvoolu ujuma või vastu suruma, mis võib-olla on asi, mida aeg-ajalt juhtub, et siis võib mängu nagu natuke rööbastelt maha ajada. Ja see, ütleme, et egole see kindlasti nagu mõjub hästi, et jes, ma hävitasin millegi toreda, aga ütleme, et nagu inimesena hiljem, me teame küll neid tegelasi, kellel ei tohi pommi anda, sest et ta laseb pommi mängu alguses õhku, sest ta saab seda teha, et aga mis te nüüd teete? Mis on, kõik lähevad koju. Ja siis annavad uuesti mängujuhid talle pommi, sest et ega ta teinekord ka nii ei tee ja jälle läks mäng kuntsu. See selleks. Nüüd huvitavatest asjadest või nagu, et võtan nüüd tagasi teemasse, et eesmärgid on nagu räägitud, siis järgmise asjana mina nagu ise, miks ma üldse mängudel käin või miks see minu jaoks on põnev, on see, et mulle meeldivad nihestunud maailmapildiga inimesed. Nii-öelda päris maailmas nad kohati tekitavad kõhedust, aga ütleme mängumaailmas nad on teistele huvitavad, nad on endale huvitavad. Ja pahatihti mul on niimoodi, et mul on mingisugune nihestus, mille ma kas või enda jaoks välja mõtlen, see ei pruugi üldse mängu jooksul välja tulla, aga sisuliselt mul on mingi nihestus, millega ma hakkan minema nii-öelda nagu, ma ei tea, peaks mingisuguse hea näite tooma, ütleme niimoodi, et
klassikaline asi võiks olla selline tegelane, kes kardab midagi väga irratsionaalselt, noh näiteks ei lähe pimedasse, tee mis tahad, nagu selles mõttes, et tapke või maha, ma ei lähe pimedasse, lihtsalt keegi teine. Ja noh, alguses sa kuidagi püüad varjata seda, hiljem kui keegi seda sinu jaoks nagu ära kasutada. Inimene, kes usub mingisuguseid teistsuguseid asju või arvab, et maailm on nagu suur konspiratsioon, midagi sellist. Et või siis lihtsalt mingisugune siuke olemus, et noh, et kui sa kujutad ette, et sa oled selline tegelane, kes nagu noh, on hästi selline enesekindel, et jah, loomulikult me teeme selle kõik ära ja ma usun ja noh, tulge minu järel, ma tean, mis teha, noh. Või siis hästi arg, et mis ei tohiks süksit asja küll kunagi teha, et võtta mingisugune selline nagu rolli, ma ei tea, kramp endale ümber või kuidagi see on siuke nagu see on mingisugune vaimne selline seisund, et neid saab nagu kuidagi vahetada, mina suudan. Et sellist asja hoida nagu siis mitme tunni jooksul tundub mulle nagu võimas väljakutse. Ja see on see sisseelamise võlu minu jaoks ja suur osa mängul käimise põhjustest, ütleme niimoodi. Nüüd sellega võib-olla haakub väga lähedalt see, et kuidas üldse karakter välja tuleb. Et minu tugev usk on see, et karakter avaldub nendel hetkedel, mil mängija või siis tegelane käitub irratsionaalselt. Ja selle mõte on just selles, et rollimängus on tegelased, kellel puudub reaalne minevik, vastutus oma tuleviku ees ja nagu nad saavad teha, mis nad tahavad, see on ülim vabadus. Paraku ka ütleme nüüd, et rollimängu karakterid, kui neid jälgida kõrvalt nagu läbi aastakümnete, sa hakkad märkama, et väga paljud mängijad mängivad selliseid hullumeelseid psühhopaate. Et mõrv, juhtub midagi, jooksen ära, valetan kellelegi, ütleme, et sul ei ole seda karmat kaasas. Ja see tähendab seda, et käitutakse nagu hästi-hästi ratsionaalselt ja seda nagu siis ka üle kivide kändude inimeste suhete kõige. Ja nüüd selle äratabamise najal on võimalik hästi palju luua sellist ägedat tegelast, kes ongi irratsionaalne mingisugustel hetkedel. Eelmise näitena toodud hirm pimeduse ees, väga irratsionaalne. Inimene, kes jagab oma raha laiali lahkusest, irratsionaalne. Selles mõttes, et ratsionaalne inimene hoiaks kogu ressursi endale, kõik saladused endale, kõik on minu ja siis kontrolliks seda niimoodi, et kõik sellised asjad on väga lahedad. Muide, see on hästi universaalne, kui te vaatate kas või poliitilisi parteisid, avalikkuses esinevaid inimesi, kõik kohad, kus inimene on irratsionaalne, seal on tema karakter. Et kui sa teed midagi, kulutad ressurssi selle peale, et midagi toimub, et see on see koht, kus see nagu avaldub ja nagu selles mõttes, et selle mängu psühhopaatia nii-öelda vältimiseks tasub nagu enne mängu enda jaoks need irratsionaalsed kohad kas siis sõnastada või siis leida kas või mängu jooksul, ega see ei ole probleem, näed, et keegi on mingisuguse situatsioonis otsustad, et ma nüüd lähen selle mõttega kaasa ja siis joonistab välja see sinu irratsionaalsus. Ma olen siin natukene nüüd riivanud ja natuke olen rääkinud, räägiks ka nendest asjadest, mis ma näen, et mängijad mängule tulles siis kohe valesti teevad. See psühhopaadi värk, see on seotud selle sama saavutussooviga, see ei ole üleni halb, aga selline puhtalt enda võidu peale mängimine
kohati tekitab olukorra, kus nagu sul on, ma ei tea, 20 mängijat, nad kõik proovivad võita, siis osad lihtsalt tagasihoidlikumate inimestena otsustavad, et ei, ma nüüd ei tee seda, aga sisuliselt sul jääb selline nagu konfliktikolle alles. Ja siis nagu ütleme, et eesmärgi jahtimine minu meelest on väga hea. Sa teed mingit asja, sa võib-olla sa tekitad konflikte, see on kõik väga tore. Aga see koht, kus nagu inimesed hakkavad minema nagu käest ära, on see, kus hakatakse näiteks, ütleme, lahinglarpidel oma lööke valesti sisse lugema. Saan kaks koksu sisse, keegi ei näinud. Mul on tegelikult 2 elu veel järel, aga reaalselt ma peaksin olema kuitu. Et selline löökide mitte lugemine, mingisugune, ma ei tea, ise vale raha juurde tuua, mängudele raha juurde tuua. Kui on teada, et mitu seeriat on, et siis lihtsalt osta poest sama asja, käia samast poest läbi, kus mängujuhid käisid eelmine kord. Et mingisugused sellised asjad on suhteliselt piinlikud kohati. Ehk siis igasugune petmine või nagu võidu nimel petmine, et see muudab nagu larbi natukene kurvaks. Siis mängijate nii-öelda distsiplineerimatus selle koha pealt, et kui mäng on huvitav, on hästi lihtne olla rollis. Sa lihtsalt reageerid välissündmustele nii nagu tegelane või nii nagu sa lihtsalt inimesena sellesse situatsiooni sattununa võiksid teha. Nüüd, kui mäng on natuke igav, tekib nagu selline väsimus hetk, ütleme, et tihti on niimoodi, et me esimest 2 tundi kõik nagu räägivad, on huvitav ja siis mingil hetkel tekib selline paus, et inimesed on ühelt poolt on väsinud, teiselt poolt siis kuidagi nagu kõik liinid on justkui maha käinud. Et see on ülilevinud, et on selline tunniajane, selline hästi rahulik aeg. Mänguid mõtled, et appi peaks midagi tegema. Tegelikult ei pea midagi tegema, võib rahulikult oodata, kuni inimesed ennast kogutud info nagu läbi töötavad ja hakkavad uusi asju tegema. Et see on selline nagu, see kuidagi alguses ongi selline hästi intensiivne algus ja siis lõpuintriigid jälle kerivad ennast üles, inimesed saavad aru, et aeg hakkab läbi saama ja nii edasi. Ja nüüd see koht, kus on igav, kus on see paus, kus võib-olla mõni tegelane ei haakunud üldse mänguga, ta läheb mõte rändama päris maailma asjade peale, ta läheb telefoni nokkima, läheb räägib kellegagi, märkab, et siin on mingisugune kellegi kostüüm, meenutab mingid arvutimängu, mingid asja, mis iganes, ja ta hakkab seda rääkima. Ja see on selles mõttes on nakkav, sest hakkavad tekkima mingid vestlusringid, kes ei ole nagu mängus, kes on mängukarakterid. Inimesed, kes on rollis, on jumala häiritud, et nad tahaks rääkida, aga ei, ta räägib pärast mingitest autodest. Ma tahan oma seda nagu rollikrampi nagu peas hoida või kuidagi hoida seda nagu seda fantaasia maailma silme ees, aga siis keegi on lihtsalt juba kolaki välja kukkunud, tõmbab teised ka, see on kole asi. Et variant on neid nagu sunniviisiliselt mängu tagasi tuua sellega, et sa nagu lihtsalt oledki sunni, tema räägib autodest, sina räägid, mina ei kuulegi just, kui neid katkisi asju räägid, küsitalt mingid mängulised küsimusi. Mõne saab niimoodi tagasi. Aga tegelikult see on mänge distsipliini küsimus ja ütleme just see, ütleme, kui mingisugune hariduslik larp, siis selle eesmärk ei ole nagu rolli hoidmine, et võib-olla see ongi okei. Võib-olla see, et eesmärgid, mis mängijatel on antud, et need ongi kõik, mis peaksid olema ja see rolli hoidmine on nagu teisejärguline. Sest et inimene, kui ütleme, teeb mingid hariduslikku värki, ta tihti teeb seda ka vastumeelselt ja siis sunnile alati järgneb trots ja trotsiga rolli ei lähe, midagi ei ole teha. Ehk siis selline teiste mängu saab rikkuda mitte ainult rollist väljas olles, vaid tegelikult saab rikkuda seda ka lihtsalt sellega, et sa oled oledki kaabakas, töötad vastu, lobisid välja mingisuguseid mänguväliseid saladusi, et ma nägin mingi kuidas mängujuhid vedasid metsa mingit kirstu, asi, mida su tegelane ei tea, aga mida sina just kui mängu tood. Ehk siis rollivälise, rollisisese info segamine nagu enese kasu huvides on üks asjadest, mida nimetatakse metamänguks seda, aga see on larvi probleem, ütleme niimoodi. Mingi osa metamängu ma leian, et on äge, et kui sa soodustad kellegi, tead kellegi saladust ja siis soodustad selle väljamängimist või mingit intriigi, et see on nagu tore. Aga jah, et selle najal võita on just kui väga-väga halb toon.
mainisin saladusi siin juba siin paar korda, et asi, millega saab enda teiste mängu huvitavaks teha, on see, et kohe, kui sul on mingi saladus, siis lobise kas kogemata välja, jätta see laokile, kaota ära. Ühesõnaga, et mida rohkem inimesed teevad mingeid asju, mis on justkui äge avastada, seda suurem on šanss, et see jõuab kuskile ja mingi lugu hargneb lahti, mingi sõlm, mis on kinni kiilunud, tuleb liigub edasi, sellised asjad. Ja siis võib-olla viimane asi, mis on selline nagu ma ise olen ka selle kütkes tihti, et ma hoian nahka, ma olen täielik nahahoidja, nagu ei roni konfliktidesse, ei tee mingi sükest asja, et ma olen näinud fantastilisi mängijaid, kes siis suhtuvad oma tegelasse nagu sellisesse suveautosse, mis on nagu täielik nagu selline parsa, ühesõnaga, et kasuta oma karakterit nagu autot, millest sul ei oleks kahju. Et see ei ole sina. Sa võid ta nagu kutuks sõita, sa võid teda vigastada igast pulli sealt. Et sellised mõtted siis nii-öelda selliste igavate mängude ja võib-olla algajavigade osas. Tänud teile!